Nagu heal lapsel ikka, on ka BFM-il olnud aastate jooksul mitu nime. Enne Balti Filmi-, Meedia- ja Kunstide Instituudi sündi tegutses selle asemel Tallinna Pedagoogikaülikooli kultuuriteaduskond, kus loodi 90ndate algul filmi- ja teleõppetool. Näiteks on 1994. aasta telerežii esimese lennukursuselt välja sirgunud tuntud saatejuht Anu Välba. Kuna meie olime kõige esimene telerežii kursus, õppejõududeks olid Toomas Lõhmuste ja Vilja Palm, siis meie õppekava oli kujunemisjärgus, mis tähendab seda, et telerežii moodustati endise näitejuhtimise baasil, mis tähendab seda, et lavakõned, etüüdid, kõik sellised asjad käisid nagu meie õppekavva ja sinna siis olid lisandunud mõned sellised teletunnid. See aeg, ma tahan öelda, et oli väga raske. Ma arvan, et minu elus ei ole nii rasket perioodi, kui oli see aeg telerežiis. Aga see oli kohutavalt vajalik ja oluline aeg. Toomas Lõhmuste peksis meist välja kõik. 2005. aastal loodi Tallinna Ülikooli senati otsusega Balti Filmi- ja Meediakool, mille tööruumid asusid kuni 2012. aastani Mustamäel. Neid aegu mäletab oma silmaga ka tuntud filmirežii õppeala vilistlane Triin Ruumet. BEM andis mulle väga palju kaasa. Jüri Sillart on natuke abstraktne õpetus. Ja põhiasi oli ikkagi see, et meil anti nii palju praktikat, et me nagu julgesime teha, et me saime nagu lollitada. Et see oli, nagu need lollitamised ära lollitatud, et see oli tegelikult hästi oluline. Ma arvan, et vast, et üks kõige olulised asju. 2012. aastal valmis praegune Narva maanteel olev BFM-i õppehoone ning 2020. aastal avati uus maja nimega Vita. Tänaseni töötab õppeasutuses ka meie elav BFM-i ajaloo varasalv Tõnu Talpsepp, kes on kooliga seotud olnud alates 1997. aastast. Tähendab, esialgu oli ta väga väike ja intiimne, võrdlemisi pisikene ja pärast seda, kui tekkis BFM, siis ta läks muidugi päris suureks, rahvusvaheliseks, sest alguses oli kool ikkagi ainult eestikeelne. Tudengid on enam-vähem ikka samasugused, rõõmsameelsed ja tored. Kui on eelnev kursus tugev olnud, siis teine kursus ju ei taha sellest kuidagi viletsam olla ja ta näeb ju seda eelnevat kursust, kuidas ta teeb ja tegutseb, eks. Ja siis igaüks on see latt juba kõrgemaks aetud ja keegi enam sealt alt läbi joosta ei taha. Nii et selles mõttes on niisugune positiivne konkurents ja positiivne eeskuju olnud, mis on upitanud ka üldiselt minust taset edasi. Nii et igal juhul nagu näha, et noorte õpitahe on suurenenud.